videolõunatund Nõmme raadios. Tere ja mõtleb Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Kogesin hiljaaegu midagi, mis pani mind mõistma neid, kes ei taha millestki midagi teada. Kogesin seda, et ma olin infost eemal ja kui räägiti teemadel, näiteks, et ameeriklased ikka sõdivad edasi seal kuskil, ma tundsin, et ma ei puuduta nagu mind, sest ma polnud teemaga kursis. Siis vaatad kütusehind ja saad aru, et kuran ikka puudutab küll. Ja veel sellisel selles mõttes pehmel moel, et meil on siin ju ohutu hetkel. Kui ohutu või ohtlik on, seda meile pidi, võiks ju teada anda need, kes meil tegelevad selle kaitsevõimega. Aga see häus, mis sealt kanalitest tuleb, see on lihtsalt siuke, on väga ohtlik, ei ole väga ohtlik, on väga ohtlik, ei ole väga ohtlik. Stiilis usaldusväärsus tasemel ilmateade. Ja ma mõistsin neid inimesi, kes valivadki mitte midagi teada, sest nad tunnevad, et siis need teemad ei puuduta neid. Ja kui need teemad ikkagi kaudselt või otseselt puudutavad, siis on lihtne ennast ära uinutada arvama, et aga ma ei saa midagi teha. Mitte midagi ei saa teha. Midagi me ikkagi saame teha, aga selle kõige tegemise ja natuke ka polvetamise, nii palju kui saame teeme, aga ülejäänud osa on vastama aega usaldada protsessi. Siis huvitav koht on see, kuidas me võime minna sellesse, et me ei süvene, ei pööra üldse tähelepanu ja arvame, et me ei saa mitte midagi teha. Ja siis meil on hetked, kus me arvame, et me tegime midagi. Näiteks nagu nüüd oli see, mis minister Terras, tegelikult seal taga olid need teised inimesed ka, on ja töösse jooksutati see põllumajanduse, ma ütleks isegi kohitsemise teema, kui see ikka oma tarbeks isegi see asju normaalselt kasvatada, siis see on väljasuretamise eesmärgid anda. Tõmmati teema tagasi. Aga mitte sellepärast, et me päriselt võitsime, vaid meid on nüüd natuke harjutatud selle väljavaatega ja kui järgmine kord see kas vargsi suudetakse läbi suruda või natuke tekib ikka lärmi sellega seoses, siis osa rahvast on juba harjunud selle mõttega. Juba oma peas läbi mängid selle mingisuguse normaalsusena. Ja niimoodi me liigume sinna agenda 2030 asja suunas. Ja kuidas me saame sinna liikuda ikka läbi nende tööriist inimeste. Ja hiljagu me jäingi omaette mõtlema, et aga kust see piir jookseb, et kui palgamõrvar teeb ka majanduslikel kaalutlustel oma tööd ju. Nii. Meie sinna ametnikud, poliitikud teevad ka majanduslikel kaalutlustel, et olgugi, et nad saavad aru, et nad teevad asju, mis on ebaeetilised või lausa ebaseaduslikud, aga raha ju iseenesest niimoodi ei haise, eriti kui see on sul suurte summadena ja pangakontolna. Ja siis mõtledki, et aga kust see piir jookseb? Kust me saame tõmmata piiri, kui palgamõrvar teeb tööd, mis tähendab surma, kui poliitik teeb otsuseid, mis mõjutab kahjulikult tuhandeid, kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid inimesi. COVID aeg oli ikkagi surmadega lõppev kahju. Kuidas siis nagu öelda, et palgamõrvar on halb, on ju taga majanduslikel kaalutlustel. Et niimoodi lihtsalt seda olukorda utreerides. Et on nii-öelda see räpane amet ja siis on need pintsakute slipsudega, võiks öelda, et massimõrvarid ja nemad, kuna nad on pintsakute slipsudega, siis pole nagu lugu. Ja siin oli Inglismaal juhtum, kus tapeti ära üks proua, kes oli parempoolne poliitik. Meedia kõik töötas selle nimel, et tegemist pole poliitilise mõrvaga, ei, et juhuslikult sõitis üks mees 4,5 tundi, tappis selle proua ära, sõitis tagasi. Mis minu jaoks on kuidagi, see ei saa juhuslik olla. Sa kodus paned selle tapariista endale autosse, sõidad kohale, tapad ära, sõidad koju tagasi. No ei ole usutav, et see polnud ette planeeritud. Ja siis toodi veel leevendava asjaoluna välja, et miks see mees ei saanud seda planeerida nii, et ta on õpiraskustega. Mina mõtlen, et vasakpoolsed aktivistid, et seal õpiraskused on minu arust natuke
nagu läbi, kui inimene ei suuda infot analüüsida nii, et endale pilt selgeks teha, aru saada, mis toimub, vaid see loosung, too loosung, see lipp, too lipp, õpiraskused käivad nagu asja juurde. Ja nüüd me jõuame kohta, kus mängulaud võib pöörduda. Ja konservatiivid on need, keda pestakse puhtaks, sest meedia ametkonnad kõik lähevad siis selle uue joonega kaasa. Eesmärk ongi segadus, kaos, inimesed ei saaks aru, kellega suhelda, sest vaata, see ütles seda valesti, too ütles toda valesti, see vist mõtleb valesti. Ja me oleks hästi killustatud. Ja on inimesi, kellega ma tean, et mitte kunagi ei hakka suhtlema, sest me lihtsalt näeme, millised odavad, müüdavad nahad nad on ja lihtsalt on nii null respekti. Ma ei vaevu oma aega raiskama ja eks minu suhtes ka paljud suhtuvad minusse väga negatiivselt selle põhjal, mida meedia on neile kuvanud minust. Las nad siis olla. Kertugi seda need armsaid Ameerika poisse siia, kus need poisid on, kes pidid siin olema meid kaitsma, meeletud rahad on lihtsalt magama pandud ja kaitse, see on kaitse. Natuke kentsakas pärk. Ja sillä, kui ma nägin mingi must Mercedes buss. Kohe sain aru, et see õhustik oli imelik, vaatan rohelistes kostüümides mehed sees. Täiesti suvaline päev, ei olnud mingit üritustega midagi. Ja siis ma olin selle numbri sisse, vaatan mingi ametibuss on ju, töökohustuste täitmiseks. Siis oli see rallivärk siin, poisid olid katusele rallinud rallit vaatama ja siis olid alla sealt toodud. Ja nende samuste poolt, kes siis selle musta bussiga rohelistes kostüümides, kes tegid justkui siis nagu politsei tööd. Ja mina mõtlesin, et kas see sinivalge on siis nii ära lörtsitud ja nii mitte atraktiivne, ebaseksikas, et nüüd hakkame kõik rohelisteks, siis on nagu siuke Zelenski teema ja siuke sõda ja rohkem action. Ja siis mulle saadeti üks selline töökuulutus, mille peale mina mõtlesin, et ei lõppe meie maal need ametikohad küll mitte kuidagi ära, et tööd jätkub. Ja kui töökohad saavad otsa, siis me lihtsalt toodame neid juurde. Näiteks AI aitab meil töökohti juurde tuua. Kust see raha tuleb? Ei tea. Politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo ootab oma meeskonda. Rahvusvahelise kaitsevaldkonna arenduseksperti. Ma loen uuesti. Politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo ootab oma meeskonda rahvusvahelise kaitsevaldkonna arenduseksperti. Sisestati see kuulutus 14. juuli sel aastal, aegub 4. august sel aastal, kiirustage. Brutopalk 2700 kuni 3035 eurot kuus. Täiesti siuke vaatan ja imesta sellised sõnad. Kus nad tulevad? Terve büroo mingi identiteeti ja staatust. Ja mingit ma tabasin end selliselt märkamiselt, et need politseinikud naisterahvad, et neil on alati mingi selline kunstripsmed ja väga siuke mimberk. Ma mõtlesin, et äkki see on kuidagi teemas, et naised lähevad, siis nad on kuidagi vormis ja seksikad selle vormiga, oma kunstripsmete ja atribuutidega. Ja see minu jaoks kuidagi see tegi politseiameti, kuidas ma ütlen, mõne jaoks võib-olla, nii äge, nüüd pidas kinni üliseksikast politsei naisterahvas. Aga mina vaatan, ei ole tõsiselt võetav. Ja siis ma mõtlesin, et Kertu võtta hästi rahulikult. Siin on mingi staatused, identiteedid, kus kuni naised kannavad neid lisavarustusi enesega. Võtta väga rahulikult. Järgmine hetk on sul mingi politseinik, kes ja nüüd meil on reet, mina olen see. Puume ja siis teeb selle plaks. Et täna on kõik väga hästi. Ärme hädalda, sest ruumi hullemaks minna on kõvasti. Potentsiaali, tõenäosust hullemaks minna ka kõvasti. Ja võib öelda, et asi on selles, et mina lihtsalt olen liiga mehelik. Ja kui nüüd meenutada eelmist saadet, kus ma ütlesin, et poole sajandi jooksul mehed on poole võrra oma testosterooni kaotanud, siis tõesti ma võingi mõjuda väga mehelikult, kui teie mehelikkus on väiksem kui minu mehelikkus ja ma pigem pean ennast naiselikuks naisterahvaks, kui jah, ma vahepeal olen väga konkreetne ja ratsionaalne. Ja kui ma olen seda rohkem kui teie, siis ma olengi selline.
Ja üks asi ongi see ajupesu, see, mida me näeme visuaalina filmides, kuidas mingi pedendus ja muud asjad seal muudkui käivad, see võibki aktiveerida mõnes identiteedikriisi, isegi kõrgemas eas, kui inimene, kes ma siis olen, isegi mul on vahepeal, kes ma siis olen, ma olen mingi tolmuime ja nõudepesu asi. Ka mul vahest on siuke, et kes ma olen. Ja väga palju seda, kuidas me laperdame eneses. Viimase rasedusega oli hea kogemus, kuidas oli rasedusdiabeet näitajad nii ja no. Taheti seda glükoositestiga siis gestatsioonidiabeedi testile haiglas. Ma uurin selle kohta, mis ma otsan, et see ei ole küll nagu asi, mida ma teha tahaks. Osi, siis lähed seal päeva otsa, loed ajakirju. No ajakirjad ja ma juba selle peale ei taha oma aega raisata. Aga see mõte, et ma lasen teha endale mingit protseduuri, kui mu veresuhkruga on mingi teema, siis ma seda kindlasti hakka ravimitega lahendama. Ja siis oligi glükoosirevolutsioon, glükooskoodessi saateid kuulasin, intervjuusid ja minu veresuhkur läks stabiilseks ja minu meeleolud läksid ka stabiilseks. Ehk siis muutusin vist natuke mehelikumaks, sest naised on emotsionaalsemad laperdamad, aga minusse saabus mingi siuke, ma võtangi nagu mingid asju rahulikumalt, sest mul ei ole neid veresuhkru hüppeid ja kukkumisi. Ja toiduainetööstus väga peenelt mängib meiega. Ja no see sõltuvuse teema, see, kuidas me saame toimuda eile õhtul. Ja okei, see oli selle muu jäätis. Mul oli väga raske päev, mul üldse viimane aeg on olnud siuke ratturile otsa kiviaknast ja samal ajal teada, et kohe on ülevaatusele minek, töömeel tervis oli väga kehva ja igasugu asju on siin juhtunud. Ja vahest oli lihtsalt, et mis toimub, mis värk, tööalaselt endal mingid viperused. Ja siis mõtlesin, et okei, et kui ma kõik need juhtumid, mis siin on aset leidnud, kimpuse ja selle kimbu enesega niimoodi kuivatatud lillede kujul kaasa võtan, iga kord, kui ma seda kimpu vaatan, mõtlen, ma tulin sellest ajast läbi. Ma tulen ka järgmistest asjadest läbi. Ja ma tean, et on väga palju traagilisemaid asju, mis saab juhtuda, aga antud hetkel, kus ma niigi tundsin, et ma olen nii viimase piiri peal omadega ja siis kõik juhtub. Ja siis ma läksin lastega puhkusele. Sõitsime 3 päeva Pärnu, Viljandi. Ja lastega puhkus, need 2 sõna tegelikult ei käi kokku, aga on ühesõnaga vaheldus. Ja endale jälle sellist trenni, et kuidas jääda rahulikuks, mis tahes olukordades. Ja jälle juhtus midagi. Majutusasutuses ahi ei lülitanud ennast enam täie. Loen seda juhendit, mis värk on. Googledan. Google ütleb hasard, väga ohtlik. Toite juhe välja võtame nagu, et ma olen võõras kohas, ma ei tea, kus siin see elektrikapki on. Ja siis vastu, et ma sain ikkagi korteri omaniku kätte, kes tuli spetsiaalselt kohale, lülitas voolu välja. Ja ühesõnaga mingid sellised kummalisi asju ja iga kord ma olen siuke, et aga ma pean rahulikuks ju jääma. Kas ma olen praegu rahulik? Mitte veel päris. Ja siis lähed sinna täitsa rahupunkti ja siis asjad lahenevad. Huvitav. Aga ma tean, et ma ei jõuaks sinna, kui ma sööks täna nii, nagu sööb, ma ei tea, keskmine inimene. Lihtsalt kõike, mis maitseb. See eeldabki sellist toidu poolest tasakaalu. Sellist, siis mõtlen ühtlasi pöördeid vist on õige väljendus. Aga et ma väga laiali läheks oma teemaga. Ma olen siin teile korduvalt maininud glükoosi, fruktoosi siirupit, mis glükoos, ei ole nagu hullusi, fruktoos, ei ole nagu hullusi ju. Aga mis asi seda päriselt on? Ma kunagi vaatasin isegi täitsa ühte dokumentaali sel teemal ja jagan teile nüüd ühte artiklit. Glükoosi, fruktoosi siirup on sinu tervisele halb valik. Uuringud on näidanud, et ülekaalu tekitab pigem glükoosi, fruktoosi siirup kui tavaline suhkur. Pikaajalised rottide peal tehtud uuringute tulemused tõid ilmsiks, et need rotid, kellele anti glükoosi, fruktoosi siirupit, muutusid suhkrut tarbinud rottidest paksemaks, kuigi kalorite arv mõlemal juhul jäi samaks. Glükoosi, fruktoosi siirup on üks tavalisemaid magusaineid Ameerikas. Ka Eestis kasutatakse seda jäätistes, kommides, müslipatoonides, kookides, kastmetes ning karastusjookides. Uuringu eesmärk oli selgitada välja, kas keha reageerib võrreldes tavalise suhkruga glükoosi, fruktoosi siirupile kuidagi erinevalt. Lisaks märkimisväärsele kaalutõusule suurendas pikaajaline maisisiirupi tarbimine ja triiglütseriidide taset ning kehärasva, seda viimast eriti kõhupiirkonnas. See näitab, et glükoosi, fruktoosi siirup on teistsugune magusaine, mõjutades kaalutõusu ja rasvumist. Kui rotid jõid glükoosi, fruktoosi siirupit koguses, mis on väiksem kui tavaliselt karastusjookides, muutusid need ülekaaluliseks, sealhulgas iga viimne kui katsealune rott. Seda tavaliselt rottidega ei juhtu, isegi mitte siis, kui nad söövad väga rasvarikast toitu, lisasid uuringu koostanud teadlased.
Esimene uuring näitas, et meessoost rotid, kelle vett magustati maisisiirupiga, võtsid kaalus rohkem juurde kui meessoost rotid, kelle vett magustati suhkru või sahharoosiga. Muu toidu osas 2 grupi vahel erinevused puudusid. Toidu kontsentratsioon oli sama suur kui tavalises karastusjoogis. Samas kui maisisiirupi kogus oli karastusjoogis leiduvast poole väiksem. Teises uuringus uuriti 6 kuu jooksul rottide kaalutõusu, keharasva ning triglütseriididega taset. Tulemused näitasid, et rottidele, kellele anti fruktoosisiirupit, tekkisid sümptomid, mida inimeste puhul kutsutakse metaboolseks sündroomiks. Suurenesid kaalutõus, triglütseriini tase ning rasvakogus vöökoha piirkonnas. Võrreldes suhkrulahust targenud rottidega tõusis fruktoosisiirupit manustanud rottide kehakaal 48%. Inimestel tekitavad need näitajad veel lisaks kõrget vererõhku, pärgarteri tõbe, tähki ning diabeeti. Heal lapsel mitu nime ehk glükoosi, fruktoosi, siirupi erinevad nimetused. Glükoosisiirup, maisisiirup, glükoos, isomeraas, HFC ehk high fructose siirup, HFCS ehk high fructose corn siirup, maisiterklis, allikas on sund.nu. Ja siin me liigume edasi veel kohta, kus me isegi ei tea, mis päritolu need asjad on. Kujutame ette, et see on mingi köögiviljavärk, pole väga palju lisaaineid. Ja nüüd Euroopa Liidus otsustati, et ega seda GMO asja ei peagi märkima. Ja siis nüüd mõtleme, et kui muudetakse selle toidu geeni ja me tarbime seda, kuidas see mõjutab meid. Konservatiivide konverentsil ma juba rääkisin sellest, et kui me sööme viljatuid seemneid, mis see meiega teeb, viljatud viinamaared, viljatud arbuusid, ehk siis seemneteta asju, see ei saa meie viljakusele hästi mõjuda. Ja no mis viljakus? Siiamaal veel lapsi sünnitada, mis sul viga on, see täiesti vastutustundetu. Seda öeldi juba teist last oodates mulle sellisest ilma lapsi sünnitada, mis sellel ilmal tolle ajal viga oli. Ja juba siis ma ütlesin, et mis aegadel on eestlased lapsi saanud, kui raskeid aeg on üle elatud. Ja mulle tundub, et see raske aeg muudab meid natukesegi rohkem inimeseks, keda muudab, keda mitte. Me hindame elu rohkem, me oskame kokku hoida paremini, kes suudab, kes mitte. Ehk siis selle inimese tegelik loomus tuleb esile raskel ajal ja kui on ka väga head ajal, kui inimesed lähevad selliseks uusrikka mentaliteeti omadega. Aga mina ise tunnen, et ma nendes raskustes olen väga palju õppinud iseennast tundma, inimesi enda ümber tundma. Ja kui keegi on väga uhkeks läinud oma sellise kõrge lennuga, siis õpid ka nii inimesi tundma. Hiljaga üks tuttav ütles hästi seoses kohtinguportaalidega, et mulle meeldivad inimesed, psühholoogia, psühhiaatria, filosoofia. Et miks ta siis suhtleb nende inimestega seal. Ja ma ütlesin, et mina näen sellisteks asjadeks aega. Ja aegasid võrreldes veel mul naabritädi pakkus mingeid lasteriideid. Ja siis ma ütlesin, et riideid on nii palju, et meil omavahel on tuttavatega see riideringlus. Ja siis ma mõtlesingi, et meil on nii palju riideid, kui vanasti oli riietest nappus, õmmeldi ise. Mul 9. klassi lõpukleidki on ema õmmeldud. Penna esimese koolikoti õmbles ema, naabritel olid pulmad, ema õmbles pruuti, niitsid ja kleidid ja õmmeldigi ise, palju tehti seda käsitööd. Oli aega. Tänasel päeval meil on riideid siiamaani. Ja ma ei tea, kui kõik need tehased seisma panna, mis täna riideid treevad, siis kaua me saame ära elatud, nii et keegi ei ole paljaga hommikuga. Ma arvan, väga kaua. Ja nüüd ongi see kaalukast teistpidi. Aega on kuidagi napilt, riideid on nii palju, keegi ei võtta aega neid õmmeda. Kõik mul oli täna üks klient, kellel oli ilus klient, ma küsisin, et kust ta selle ostsid, Eestist küll mitte. Ja siis ta ütles, et ise õmblesin. Nii ilusad üleminekud ja mingid paelakesed ja vau. Ja ma ütlesin, et nii ilus värvivalik selle kanga. See kangas oli valge, ma ise värvisin selliseks. Siis mõtlesin, on veel selliseid näiteid ka inimeste seas. Aga ta ei olnud eestlane, natuke selline pikema kultuuriga rahvusest. Ja siis ma hirmutan, et vaadake midagi see lapsele poest süüagi osta. Saavad lapsi üksi poodi, tuleb tagasi mingi närvivapustuse asjaga. Ja hirmutan veel. Ja miks ma seda teen, on see, et ta muidu väga ei trehva selle info otsa mujalt.
Ja ikka gruppides on näha, kuidas emad küsivad, mis te sellest süstist arvate, mis te tollest arvate. Ja siis on seal justkui mingid sellised sõdurid. Väga hea, mis sul viga, et see ema ümber veenda. Aga ometigi neid näiteid, kus need süstid on teinud rohkem kahju kui kasu, on Amy Liu postitus Facebookis. Veel üks terve beebi, veel üks rutiinne hästi beebi külastus. Ja see on inglise keelest otse tõlge. Veel üks rutiinne beebikülastamine, las ta jääb. Veel üks rutiinne vaktsineerimine ja beebi järganud enam kunagi. 8-nädalane Luke Jr. sai oma rutiinsid süstitsel hommikul kella 10 paiku. Tema ema sõnul oli kõik korras. Tal oli sel õhtul pudel, läks magama ja ta vanemad ärkasid ja leidsid, et ta ei reageeri. Arstid märkisid selle SIDS-iks ehk siis sudden infant death syndrome ehk imikuäkksündroom. Siin mina niimoodi emana mõtlen, et 8-nädalane ja pudel, ma olen vist liiga maatõugu sellise asjaks. Miks peetakse teaduse vastaseks küsida, kas iga äkksurma, mis juhtub varsti pärast rutiinset vaktsineerimist, tuleks põhjalikult uurida? Miks oodatakse vanematelt teesklemist, et ajastus ei oma tähtsust? Kui laps sureb ootamatult pärast muud meditsiinilist sekkumist, soovime vastuseid. Uurisime kõiki võimalusi. Me uuriksime seda. Vabandust, mõttest saate aru. Aga kui tegemist on vaktsiinidega, öeldakse inimestele, et nad isegi esitaks küsimust. Iga äkiline ootamatu imikusurm väärib ausat uurimist, sealhulgas sündmused, mis aset leidsid veidi varem. Vanemad väärivad vastuseid, beebid väärivad paremat kui oletused. Ja allikas on Freedom Over Fear, Vaccine Truth, Confident Mama on siis üks ja aga see teema on selles mõttes õudne, et ma tean ka Eestis isegi mitte väga kaugelt juhtumid, kus lihtsalt laps suri ära umbes samas vanuses. Ma ei kujuta ette, mida tunneb see ema, kui midagi sellist juhtub. Kuidas ta julgeb teil lapsi saada, kui äkki järgmisega kaasneb samasugune südamepalu. Aga kui sa saad teada, et see oli sinu usaldusest, pimedast usaldusest, mis on iseenesest loomulik, et me usaldame inimesi, kes on meist targemad selles valdkonnas. Jah, targemad, aga mitte võib-olla nad on väga majanduslikes kaalutlustes kinni. Siis sa julged neid lapsi veel saada, sest sul on täitsa teine pagas nendesse olukordadesse minnes. Ja jälle paralleeliks, nii nagu ka eelmises saates, kui ma tõin esile, et ei uurita, mis nende lastega juhtub, et need lapsed justkui ei ole enam olulised, siis on selline grupp Facebookis nagu SPUC, Society for the Protection of Unborn Children, ehk siis kogukond, mis kaitseb sündimata lapsi. Ja siin oli jagatud lugu, kuidas üks Kanada geipaar ostsid lapse, ehk siis surrogaat pidi neile sünnitama lapse, aga selgus, et sellel lapsel on suulaelõhe. Ja siis kästi see laps aborteerida. Ema keeldus sellest ja nad kaebasid selle surrogaadi kohtusse. Ja siin on kindlasti jälle selline pooleks jooks. Jah, aga see on ju nemad tahtsid seda last, see surrogaat, tal lepingu järgi pole õigust otsustada ja need geid tahavad ka ju vanema rolli kogeda ja bla bla bla. Ja mina mõtlen, äkki lõpetaks kõik see, mis tahes lipud, värgid, särgid. Hää küll, tegemist on eluga. Inimene, ta on olemas seal. Olgugi, et meditsiiniliselt aidatud tekkida, aga ta on olemas. Ta on juba keegi. Ja tänapäevaste meditsiiniliste protseduuride juures, kuidas koheselt saab ära teha need operatsioonid, aga nemad tahavad ilmselt, et perepildil oleks mingi selline 5+ välimusega, siuke minimis, mitte siis näha, et lapsel pole olnud seda looduse loteriis pole seda õnne olnud ja aga kui see operatsioon on tehtud, lapsed normaalselt süüa, hingata, väike armike, mis siis? Aga ei. Nemad tahtsid kvaliteettoodet, mitte sellist praaki. Ja ma mõtlen, et hinge tasandil me pole mitte kunagi praak. Me oleme täiuslikud. Sest need olukorrad, kuhu me tulevad mingi õppetunniga, kasvamisega. Ja kui palju me
suudaks maailma teha kaunemaks paigaks, kui meis olekski see alandlikkus elu ees, alandlikkus selles, et me ei saa kõike juhtida, kõike kontrollida, kõike muuta, aga me peame alati olema selles taotluses, et ma soovin head. Ja endale andestama, kui sa vahest murdud, sest tõesti, selline lause on, et Kertu ei ole päris elus selline nagu saadetes. Ja siis mul käis peast läbi, kuidas Alar küsib Sirjelt. Sirje, kas see on õige, et iga pühapäev on pannkoogid maasikamoosiga? Kas me ei võiks vahelduseks teha lihtsalt omletti? Ühesõnaga, meil on see persona, kes me oleme avalikult. See, kuidas ma võin olla eraelus stiilis kävaras nutta, kui midagi on, mida ma lihtsalt luban mingil emotsioonil tundel esile tulla, mille ma läbi siis endast töötan ja vabastan läbi selle nutu. Ja ega naistega on nii, et mida välja kutsud, seda saad. Nii et jah, arvata, et ma olengi selline, kas või see, kuidas inimesed kirjutavad mulle palju. On inimesi, kelle puhul ma tunnetan ära selle mingi hea soovlikkuse ja mõne puhul ma tunnetan ära ka selle vampiirluse ja mõne puhul ma tunnen, et ma ei soovi suhelda. Hiljem ühe inimesed, kes on samas kohas omadega, arutasin, et inimesed vist ei saa aru, et ma ei tea, Candace Owen, Stucker Carlson, Kertu Ruiss, kes meil siin Eestis on. Meil siin Eestis ei ole meeskondasid taga. Me oleme, mina üksinda ja pluss siis mu perekond, kes pigem nagu ootavad minult midagi, mitte, et ma vastan sul need kirjadele. Sõiduaegu mul oli tagasi, ma lasin tütrel mingeid vestlusi ette lugeda, mis ma teadsin, et mul on oluline ära lugeda, vastata. Oli assistent, aga niimoodi igapäevaselt, siis me omavahel itsitasime, et kui annaks AI-le selle töö üle. Inimesed, me oleme korraldanud ju suvepäevi, suhelge omavahel, saage tuttavaks. Vahest mulle tundub, et inimestel on ikkagi nagu mingi selline nagu kuulsuse siuke, et tema on tuntud, et see on nagu mingi kvaliteedimärk, et Kert ütles seda või tema ütles toda, et ma suhtlen temaga. Ja kui mõni räägib mina temaga rääkisin sellest, siis siuke, me oleme kõik inimesed, saage suureks, ei ole mingi postri vanus, et see on kuulsus. Kuidagi oleme lihtsalt inimesed. Ja mingi selline, ma tollega rääkisin, tollega surusin kätte. Mis asja? See ei ole mitte mingi näitaja. On inimesi, kes ma pean väga lugu seoses sellega, mida nad on teinud. Aga on inimesi, kes hiljaaegu siin mingid sotsid tegid jälle heina vist, et panid postituse, siis ma kirjutasin, tehkegi seda tööd, kui hästi välja tuleb, aga see riigi valitsemine, hoidke sealt eemal. Millega sina hakkama oled saanud, et siin niimoodi esiteks 4 last, keda ma kasvatan selles vaimus, et nad selliste peale ei loodaks. Minust väga suur töö ja emad on selle koha pealt ikka nagu väga alahinnatud, et meie töö on miski, mis paistab välja siis, kui midagi on natuke nässus või nii. Et kui lapsed käituvadki niimoodi, et tõmbab tähelepanu, aga need head asjad. Ja ma ei ole selline eputaja ka, et ma panen mingi pildi üles, kus mu laps on klaveri taga. See on tema hetk, tema sära. Ja siis tema käib seal klaveri tundides, et ma olen nüüd maksnud, aga see on tema töö. Ja siis ma olen ka seda mõelnud, et kui me vaatame pilte, et on ema ja 4 last või ema ja 5 last või 6 last, siis see tundub siuke, nii äge, aga pildi peal see on see hetk. See, mida see tähendab 24 tunni lõikes, see on ikka täiesti midagi mood. Ja kui ma olin Pärnus sõbranna helistas, et ma iga päev mõtlen su peale, et mis sa hull läksid lastega. Ma olen iga suvi teinud lastega välja sõita. Mis sa hull läksid nendega niimoodi sõitma? Ma ei lähe oma lastega isegi kohaliku koopipoodi, et 4 last kaasa tuleks. Ja mul ema sõitis ka meiega ringi. Niimoodi, et oligi see niimoodi paberkaart autoarmatuuril loomaaed Eestis, Lätis, mingid lossid, värgid, särgid, Lätis, Leedus isegi. Ühesõnaga, see on selline põlvest põlve asi, kus sa lähedki lastega ägedatesse võõrastesse kohtadesse. Ja see oli selline natuke kentsakas momenti see, kus et autos siis aega sisustada. Ma ütlesin nii, et ootused reisiks, tegin nagu intervjuusid seal niimoodi. Ja siis ütlesin nii, aga nüüd lauluga, mis tunne teil on? Ja siis tüdrukud läksid natuke lukku. Ja siis nad laulsid mingid tõesti selliseid ingliskeelseid laule, mille sisu tegelikult ei tea. Aga midagi ägedat laulda, okei, see meeleolu. Ja siis poeg laulis: mu Eestimaa, mu kodu,
oh shit. Ja see oli selline hetk, kus ma ei teadnud, kas olla uhke või noh, et tõesti siin Eestis on igasugu olukordi, et aga niimoodi öelda, et noh, see oli lihtsalt naljakas. Kuigi ma endale, et ta küsis, mida see tähendab, sest ta on seda siit sealt kuulnud ja siis ma ütlesin, et see tähendab seda, et sul on kakapüksist. Ära ütle seda, muidu arvatakse, et sul on kakapüksist. Aga ta vist ikka ei jäänud mind uskuma, sest sinna lauluda selle pani, aga no siis ma hakkasin ka uurgida. Oi, mis sul juhtus? Kas on põhjus? Vaat selline väike eluline kild vahele. Ja et ma väga, täna mul jälle salvestamine õhtusse kukkunud, mis tähendab seda, et pea võib tahta juba olla kuskil puhkavas rahurežiimis, aga ei. Tunnen, et see saadete tegemine on oluline. Ja noh, ma räägin küll, et see kuulsuse teema, et noh, et kõik on inimesed. Aga ometigi vahest on selline nagu hea tunne, kui ma olen Nõmme raadios. Ja sellega seoses ma tänan kõiki toetajaid, sest minu jaoks Nõmme raadios on selline kvaliteedimärk. Ja ikka on kuidagi selline teistmoodi. Aga noh, sellel tasemel, et tahta suhelda inimestega, kes on tuntud ja see kuidagi annab midagi rohkemat kui lihtsalt inimestega suhelda ja see selline teemadele kinnituse otsimine, et on ju Kertu, see on nii ja mõtlen, et noh, mina arvan, et see ei ole nii. Ja see nagu surumine, et noh, aga vaata nii ja nii, noh, kas või see meetpeetide teema, mis kohe mulle pähe kargab. Et kui see meetpeetkapsel näeb väga sarnane välja selle eutanaasiakapsliga, ma arvan, et nad võivadki olla erinevad asjad. Aga see point on ikkagi see, et me ühendame lahti sellest sellisest vaimust, kes meid juhatab ka läbi meie terviseteemade. Ja kui muidu oli niimoodi, et homöopaatiliste terade jaoks, jah, mul on see paks raamat, ma panin Google'i otsingusse. See teema, mis tera, tulid vastused, nüüd tuleb sealt. Ikka teaduspõhine ja tõendatud vali ja see kliinik on väga hea, ma tean, et kliinikud juba on sinna rahemselt vahele pannud. Ja et see on selline platseebo, see homöopaatia asi. Mul on reaalselt aidanud see asjade puhul. Et noh, mulle seda platseebo juttu pole mõtet ajada. Ja oligi varem, viskas kohe need terad ette, need kirjeldused, nüüd on ikka kliinikud ja teaduspõhine ja tõenduspõhine. Ja siis lõpus, see platseebo, et kui sa lähed seda teed, siis anneta värka, aga noh, sa võid siis seda ja toda proovida, aga noh, ega see ilmselt ei aita sind. Seal on asi muutunud. Ja kui me siis selle tuttava, kellel on sama teema, et ei jõua kirjadele ära vastata, ja noh, on kirju, millele ma tunnen, et ma vastan ja siis jääbki mingi selline mäng käima, et nüüd kui suhtle ja ma hea meelega, mul oleks nuputelefon, aga tööalaselt mul peab olema nutiseade, et inimesed saaksid kontakti. Ja siis me kahe peale ma mäletan, kumb selle idee välja, kes kui AI võtaks appi, et AI vastab ja vastab täpselt nii, et inimesed saavad nagu selle elamuse. Sest Tucker Carlson käändas, neil on tiimid taga, meeskonnad, kes vastavad ja inimesel on see hea tunne, et tema meeskond vastas mulle. Noh, meil ei ole meeskonda ja raha, et meeskonnale maksta, me isegi ei saa sellest midagi. Ja siis mina ütlesin seda, et ta ütles, et noh, ja siis see AI vastab. See AI vastab ju noh, lõpuks niimoodi, et inimene tahab rääkida taevatriipudest ja AI räägib talle, et jah, kondents on. Ja kuidas need inimesed siis enam ei taha suhelda, mis lõpuks on ka justkui lahendus. Ja minu sõnum ei ole see, et ärge suhelge, hoidke eemale. Ikka suhelge, aga vaadake, mis tunde pinnalt te suhtlete. Kas see on mingi suhtlusvajadus? Kui teil on suhtlusvajadus, minge poodi. See on nii, nagu mul tuttavad siin rääkis, ta on mingid Bumble ja Tinder ja mingid tutvumisportaalid ja siis mul oli lihtsalt, et ma ei tea nendest asjadest ja siis ma ütlesin, Maxima. Mitte, et ma seal käiks kedagi otsimas. Aga see tundus naljakas, mingid Maxima. Ja minge suhelge inimestele päriselt. Käige üritustel, vaadake silmast silma. Tänava peal nii äge, kuidas Georg lehvitab kõigile. See on nii suur rõõm, kuidas mõni inimene koheselt läbi selle lapse näeb, et ta võib ennast vabalt tunda. See laps tunneb ennast vabalt, mina naeran kõrval, on ju. Ja inimesed saavad suhelda. Ja mulle selline silmast silma suhtlus sobib väga palju paremini, kui see mingi lühivideo, mingid tekstid, mingid vaidlused mingitel teemadel. Noh, ja üks põhjus, miks tahetakse suhelda nendega, kes on avalikult nendel teemadel rääkinud, on kindlasti ka see, et noh, võib-olla see, kellega sa räägid, on sellest nagu teisest meeskonnast. Aga pane tähele, et mingil hetkel ka see, kes sa arvad, et on sinuga täiel meelel, võib mingis asjas olla ka sinuga teisel meelel.
õppige aktsepteerima seda, et me ei saagi kõigest täpselt ühtemoodi aru ja see on inimlik. See näitab seda, et me ei ole mingis sektis, et jaa, nüüd meie siin aegade algusest aegade lõpuni arvame sellest asjast nii, kes kõrvale kaldub välja. Vot. Ja on inimesi, kes ma tunnen, et teevad mingit päris asja. Üks on Triin Türk automaksu teemal. See, kuidas ta nii põhjalikult ainult saadabki neid kirju, dokumente. Et see on see, kuhu mina ütlen, et maksab oma energiat tähelepanu panna. Esiteks on ajumassaar neid asju teha. Jah, nüri on ka, aga see heietamine ei vii ka kuskile. Kas minu saade viib kuskile? Suures pildis ma ütlen, et ei vii, aga ma tean, et on inimesi, kellel on vaja seda saadet huumori pärast, teada, et mingites kohtades, kui nad mingil moel mõtlevad, et nad saavad siit kinnituse, et Kertu on seda asja samamoodi näinud või neis ongi küsimus mingi asja kohta, nad kuulavad ära ja siis nad saavad, tõesti, et selle variandi peale ma ei tulnudki. Et selles plaanis ma täidan nagu, kuidas ma ütlen, ma ei teagi, kes ma olen. See ei ole ka lihtsalt informatiivne raadiosaade, siin ma jagan ikkagi natuke rohkem kui lihtsalt informatsiooni, sellist nagu inimlikku poolt ka. Ja mitte siis seda üleni inimlikku, et mingi osa minust on varjus, mingi osa on minu lähedaste päralt. See minu haavatavus, see päris haavatavus. Nii, ja nüüd üks Triin Türki Facebooki postitus, mis väärib jagamist automaksust. Swedbanki juht tunnistab, et puudub igasugune kontroll selle üle, mida MTA nende süsteemis teeb, ehk siis Maksu- ja Tolliamet. See, mida Swedbanki juht Olavi Lepp tunnistas ja millele õiguskantsler Ülle Madise 1. juulil 2026 tähelepanu pööras, on näide sellest, kuidas e-riigi eduloo varjus on tegelikult üles ehitatud masinavärk, mis rullib üle põhiseaduse, pangasaladuse ja kodaniku põhiõigustest. Õiguskantsleri seisukoht 1. juulil 2026 oli, et selline andmete hankimine riivab rängalt põhiõigusi ja on õiguslikult lubamatu. Swedbank aktsiaseltsi juhatuse ülestunnistuse alusel on olemas infoplatvorm, mille kaudu on MTA-l piiramatu ja panga poolt kontrollimata ligipääs andmetele ja varadele. Pank ei teosta päringute üle mitte mingisugust kontrolli. Absurdne. Krediidiasutuste seadusele tuginedes on pangasaladuse hoidmise ja kontrollimise kohustus pangal. Swedbanki juht aga tunnistab, et nemad ei kontrolligi midagi, sest riik tegi e-süsteemi ja pani neile kohustuse tagada ligipääs elektrooniliselt. Mootorsõidukimaksu mittemaksjate kontosid arestides ja andmeid edastades ei kontrolli pangas mitte keegi, kas MTA nõue on seaduslik. Nad lihtsalt aktsepteerivad pimesi masinfaili. See tõestab minu argumenti, et MTA arestis mu konto ja võttis raha ilma kehtiva täitedokumendita, pelgalt süsteemi XML andmefaili alusel. Kui registril pole põhimäärust, ei saa selle kaudu tehtavad päringud ja toimingud olla seaduslikud haldusaktid. MTA, keda me peaksime usaldama, käib ise inimeste kontodel röövretkedel. Täpselt nagu RMK teeb pesitsusrahu ajal röövretkeid metsades. Halloo, see on isikuandmete kaitse üldmääruse IKÜM, GDPR ja Eesti isikuandmete kaitse seaduse IKS kõige rängem võimalik rikkumine. Reegleid on rikutud nii kohalikul kui ka Euroopa tasemel. Kas nüüd oleks koht, kus keegi peaks võtma vastutuse ja tagasi astuma? Selline panga vastutulek riigile tekitab põhjendatud kahtluse, et tegemist oli laiema kokkuleppega. Riik loobus viimasel hetkel plaanitud pangamaksust ning vastutasuks oli pank nõus looma riigile tagaukse pangaandmetele ja varadele ligipääsu. Käsi peseb kätt, küsimärk. Siin on kõnealune artikkel kenasti lingiga juures, #mootorsõidukimaks. Ja vähest on tunne, et tappikene. Kuidas üldse sellest olukorrast välja tulla, kui neil on sellised vahendid, selline süüdimatus. See on hullem kui maffia. Ma räägin maffiameestel mingi aukoodeks, kes siin pannakse lihtsalt puusalt. Ja keegi võtab vastutuse, astub tagasi ja ta mängitakse kuskile mujale magusele kohale ja järgmine sama masti tüüp tuleb lihtsalt asemele. See tagasi astumine ka, tegelikult ei ole mitte keegi neist saanud niimoodi, et mõjuks. Need lihtsalt mängivad seda lauda ümber, meid lollitades. Siin mingi ahistaja sai kõrgele positsioonile, oli oma vaikuses ära, ilmus välja. Mihe sellele lapspiltnikule isegi ei antud mingit pausi, lasti lihtsalt edasi. Ja
jah. Üks blogi on Julge ema, kus see naisterahvas rääkiski sellest, mis positsioonis on naised, kui nad peale lapse sündi üritavad tööturule tagasi minna. Ja see oli selline lugemine, et ma mõtlesin, et appikene, et naised, kes selle info põhjal otsustavad, kas saada laps või mitte, ilmselt saavad väga-väga negatiivset mõju sealt, realistlikku mõju, nii on tööturul, sa oled kunagi ahistaja, pole oluline. Aga võtta sul laps on, ma ei tea, probleemne. Ja kuna mina ise ei ole sellistel klassikalistel ametikohtadel laste kõrvalt käinud, ma olen olnud ise enda ülemus rohkem, siis mul ei ole olnud seda olukorda, kus ma peaks kellelegi aru andma, et ma ei tule. Mul on olnud oma klientide ees seda, et laps on haige. Ja kunagi oli selline situatsioon, mul lapsel juhtus midagi. Kas oli ta vanemate juures hoida mingi palaviku kramp, ühesõnaga mingi selline olukord, mille peale mina olin nagu täiesti siuke, helistan kliendile, et me peame selle aja edasi lükkama. Ja ta oli täitsa siuke, aga mina! Ja siis mul oli siuke, et okei, et sul on lapsed, et natukenegi, et mina naisena, emana, ma mõistan seda, kui kellelgi midagi lastega seoses, kui meesterahvad ja sellised ei mõista, okei, aga naine naisele, siis mul on alati kuidagi olnud vedamine, et mina aktsepteerin, kui keegi ütleb viimasel hetkel, et lapsega juhtus see või too, jaa, see ongi elu, vaata, ma võtan seda nii loomulikult. Või kui tuleb klient lapsega näiteks ja mul ongi mingid mänguasjad seal, mul on endal lapsed vahepeal on niimoodi, et need lapsed, kes kaasas on, ei taha ära minna. Et mul on selles mõttes täitsa teine keskkond. Ma ei ole kuskil kontori olukorras, ma ei tea, kuskil köögis enam kokatöölt, ma tulingi ära lihtsalt sellepärast, et ma teadsin, et ma ei taha teha 15-tunniseid tööpäevi, kui mul on kodus laps, kelle aeg on siukene, kasvavad nii ruttu. Et selle koha pealt, kes on need klassikalist töömudelit ajavad, kes tahavadki kuskile jõuda, karjääriredelil ronida, siis nende jaoks sellised väljavaated ja kuidas seal naisterahvad jagasid oma lugusid, kuidas saadeti pidustuste saatel nad beebipuhkusele ja vahetult enne seda, kui oli nende aeg tagasi tulla, ametikoht lihtsalt kaotati. Mängiti ümber nii, et ta ei tuleks tagasi, sest see väike lapsega ja ikka mingid nohud, värgid, särgid, ei ole stabiilne. Ja tänases majanduslikus olukorras, kus tööandjatel on tõesti siga raske, järjest minnakse pankrotti ja koondamislained, ma mingil määral saan ka nendest aru. Ja kui ma tulen lõpuks tagasi selle juurpõhjuse juurde, siis siuke normaalne perekond, kus isa hoolitseb materiaalse poole eest. Et mees on see, kes toob leiva lauale ja ema on see, kes hoolitseb kõige muu eest. Ja kui mehed kurdavad, et naised neile pisut tähelepanu, kui see naine peab tegema samas mahus tööd kui mees ja siis olema veel see nagu boonuspakett naine, ma ei tea, see ei ole ammu enam tasakaalus. Ülikooli aegu, kui ma teenisin endal taskuraha tõlketöödega, siis oli isegi üks materjal, kus kirjeldati seda, kuidas vanasti olid tööjaotused ja kuidas nüüd on niimoodi, et mees, naine on mõlemad tööl, naise kohustused ei ole läinud vähemaks, mees ei pea puid raiuma, siukseid asju tegema, kes kütta on, naisel on ka justkui pesumasinad, värgid, särgid, aga see, mida tähendab lapse eest hoolitsemine, lapse kasvatamine, ka need esimesed eluaastad, kus laps nagu isaga ei saa veel nii palju koos olla, kuidas naine on nagu üleni selles sees ja siis sa pead samal ajal ennast tööturul hoidma niimoodi soojas, et ma ei tea, lapse kõrvalt õppima midagi uut, sest et kui laps läheb lasteaeda, sa pead juba olema stardivalmis kuhugi hüppama, juba keegi olema, ajaga kaasas käima. See on tõesti väga-väga närvesööv. Ja minu soovitus on see, et aeg möödub igal juhul, kes arvab, et ta paneb oma elu kõige ilusamad aastad lapse nahka, siis minu jaoks ei ole mitte midagi ilusamat kui rase naine. Mitte midagi ilusamat kui see naine, kes on pühendanud ennast lastele. Kas või selle aja, kui need lapsed on väiksed ja väga vajavad, mingid lapsed lähevad ikka oma asju tegema ja hakkavad vaikselt sammhaavel iseseisvuma. Aga see, kui emas on, kui Margus siin tõi esile, et see ema armastus ja kus võib nagu negatiivne ka olla, siis minu jaoks just see selline tugeva armastusega toidetud pinnas on see, mis kasvatab terved inimesed. Ja armastus on ka see, Laigna oma raamatus väga kenasti rääkis, et kui ema karistas, siis armastusega. Et ka karistamist tuleb ette ja sellist väga ranget kõnepruuki, aga see silmside ja see, et laps teaks, et see tuleb sellest armastavast kohast, kui sa sead raame ja tegelikult nad vajavad neid raame ja piire, nad vahepeal lausa kerjavad neid raame ja piire. Nii.
ilmselgelt läksin ma omadega natuke laiali. Siin hiljaaegu oli meil koduteega selline lugu, et see retsiti ära. Täiesti lambist oli tee pahupidi keeratud ja kui mu ema hakkas selle kohta uurima, siis tuli siuke ülbe vastus, et mida meil on nii palju teid, väga hea oli see haldusreform, kõik ühte patta kokku. Siis lõppesid ära mingite asjalike asjade toetamised, siis hakkasid rahad kuhugi ära kaduma ja nii edasi, ka haldusreform väga hea on ju. Et ei suuda nad ära hallata neid suuri valdasid, omavalitsusi. Ja siis asi lõppes sellega, et Rõuge vald palus vabandust ekslikult tehtud tolmutõrje pärast. Rõuge valla elanik, minu ema, avaldas eelmisel nädalal Facebookis postituse ja 2 videot, milles heidab vallavalitsusele ette tema kodutee rikkumist. Juhtumi keskmes on avalikku kasutusse antud tee, kus vallavalitsuse tellitud tolmutõrje töid tehti inimliku eksimuse tõttu vale majapidamise suunas. Ja see ei ole lihtsalt tee. Minu jaoks see kodutee iga kord, kui ma keeran seal tee otsast sisse, kui seal militaristid olid selle tee otsa üles songinud, ma tundsin täiesti nagu vastikust. Ja siis, kui see tee oli niimoodi, et majast mööda veel sõidetud selle kraamiga ja see tee lihtsalt üles küntud, mingid suured maakivid, mis seal maa sealt olid välja kistud. Keegi täiesti, ükskõik mis saab. Mul on ülesanne, olen robotjuht. Meil on robotniidukid, robot tolmuimejad ja mina olen robotmasinajuht. Ja siis ma teen siit selle asja, mis mul telliti teha. Ma ei pea kaasa mõtlema, ma olen robot. Miskit taolist. Ja siis see valla inimene ütles, et see külbust on veel ülegi, et me ei suuda kõigil. Emas, et andke, oleks võid ette hoiata või nagu rääkida sel teemal. Meil ei ole aega kõigiga suhelda. Vald vabandab. Ja Marika Niidumaa omalt poolt jagas seda artiklit ja lisas. Nii juhtub, kui inimestega ei räägita. Kui inimlikkus kaob ära, siis poetakse inimliku eksimuse taha. Mäletan, kuidas paar aastat tagasi pöördusin valda murega, et tee on väga ohtlikult libe. Siin suured sõjaväemasinad sõidavad, noortel poistel ja liitlassõduritel talvesõidu kogemus snapp. Ja oli avariisid kohalikud mehed, kes traktoritega välja kiskuma neid. Et liitlasi neid turedaid poisse. Tuli valla endine teedespetsialist kohale ja ütles, et kui siis pauk käib, siis vähemalt on teil kiire minek. Viitas vist plahvatusohtlikele koormatele, mida baasivahet veeti. Vist pidi naljakas olema. Ei olnud. Igal talvel on siin oskajad ja abivalmid külamehed sõidukeid kraavist välja tarinud ja siiamaani ei ole teemuret lahendatud. Talvel küll liivatatakse rohkem, sai kaitseväele selgeks tehtud, et õnnetuse vältimiseks tuleb teed hooldada, kuid praegugi on teeperved ohtlikult ära sõidetud ja tee sügavaid löökauke täis. Et neist mööda laveerida, tuleb kurvis vastas suunda võtta. Baasivahet käib tihe liiklus, rasked rekkad. Jälle lubati, et remont kohe tuleb. Kannatus lihtsalt katkeb millalgi. Mis me siis teeme? Istutame ka teeaugud lilli täis, nagu ühes külas tehti. Küsimärk. Vot. Me peame endast seisma. Selle tee puhul siis tehti mingi remont. Pandi sinna seda killustikku, et endist olukorda taastada. Aga seda teed taastab väga pikk aeg, see, kus sa kõnnid ja sul on tee keskel see rohi. Ja ma mäletan siiani, kui kõrge see mägi oli, kuidas ma rattaga sealt nii suure hoo sain ja lauda otsa peal kannakaid tegin rattaga. Ja siis nüüd ma vaatan, et appi kui lauge see on. Ja kuidas see sai mulle nii kõrge olla? Lihtsalt minu jaoks on nii emotsionaalne. Ja ma siiamaani meeles selle teega seoses, kuidas väike õde oli sündinud kõige väiksem ja meil kästi teda valvata. Magama ja mis ma tast panin. Läksime ratastega sõitma ja seal samas mäeotsas olime, kus siis lärmiks läks. Ja siis oligi see, et palavikku ennast nutta igast muud asjad, millest me lihtsalt ei teadnud. Paluti valvata ja meie mõtlesime, et magab, mis siin vahtida. Täitsa selline inimlik hetk. Ja jälle see tee otsas, mälestus, see hetk. Et see kodutee on midagi, mis on eestlasele sümboolne. Ja see ei ole lihtsalt mingi lõik, kus võivad mingid robotid teha oma tööd. Ups, läks assi ja see tolmutõrje asi. Ma ütlesin ka emale, see tee ei tolma ju. Ma tean täpselt, kui ma tee otsast sisse keeran, ma võin autoaknad alla lasta, kui lapsed tahavad või kui lehvitame ära minnes, siis autoaknad võivad senikaua lahti olla, kuni me jõuame suurema tee peale, sest see tee ei tolma. Ja ma ütlesin, ei tolmagi, aga see tolmutõrje aine on keemia. See on mürk. Ja sellist mürki raisata kohta, kus seda vaja pole täiesti juke. Mina ütlen ka, et võiks keegi vastutusele võtta. Ilmselt ei võeta.
Ja kui ma juba siin seda militaarasja mainisin, siis siin üks kohalik jagas, kuidas kaitsejõud looduses kõrgest silla Kerepäelse metsadel ja metsades toimetanud on, lihtsalt prügile on jäetud sinna. Need pildid on õudsed. MTÜ Meie Nursipalu jagas ka seda infot ja selle lärmi peale siis koristati ära paljudelt pahased. No mis? Need on meie oma poisid, kes on niimoodi. Teate, ma arvan, et ma võin saata metsa väga hästi kasvatatud lapse. Ta ei tule toime sellega, kui juhtimine on nii pees omadega. Kui kuskilt ülevalt öeldaksegi, et poogen, paneme sinna, las olla seal, siis sa hakkad vastu nendele, kelle ülesanne on sinu vaim murda, et sa käsku täidaks. Andres Raid rääkis kenasti, et eesmärk ongi see, et sa lihtsalt allud, sa ei mõtle oma peaga. Et me võime väga hästi kasvatatud poisid saata ajateenistusse ja kui neid seal komposteeritakse käsku täitma ja sellist käsku täitma, et prügi võib metsa alla jätta, siis ma ütlen, et ma ei arva küll, et see kuidagi meie kaitsevõimele midagi head tooks, kui meie noortele ei õpetata selle maa austamist. Aga mida me tahame, ma lihtsalt üks sõbaline koduperene. Ja Aivar Tilk, tal oli üks väga hea artikkel. Ma jätsin selle salvestamata. Vaatan, võib-olla järgmises saates jagan. Aga vaata, kui doktor jagab, mitte mingi suvaline koduperenaine, neid meditsiini asju, siis see mõjub rohkem kui see, et mina ei tea, sõbrannadega kogemusi vahetades kuulsin või artiklist lugesin, artikleid on ju igasuguseid. Ja Delfis oli pealkiri, USA arst müüs ligi 2000 võltsitud vaktsiinitõendit ja viskas vaktsiinid minema. Prokuratuur loobus süüdistusest ja avaldas talle tänu. Muuhulgas süstis arst vaktsiini soovivatele lastele soolalahust ja valetas, et see on vaktsiin. Justiitsminister Pam Bondi väljendas talle tunnustust patsientide valikuvabaduse kaitsmise eest. Kas meil Eestis ka midagi sellist tehakse, et need arstid, kes ei olnud nii tublid süstijad, keda Lõuna-Eesti Postimees ei toonud esile nimeliselt, tema oli tubli, kõik need, kes olid mitte nii tublid, neid võiks tunnustada, aga me ei ole veel seal maal. Ongi huvitav, kuidas mingid haiged asjad tulevad siin lipsust, aga midagi inimlikku, normaalset. Ei, see Joller küll millest kerksinud pole vaktsiinid päästid tuhandeid inimesi ja kõik need inimesed, kelle lähikonnas on järjest turbovähid. Me siis lähed mingi Jolleriga vaidlema. Pole mõtet, tema on omas selles tarkuses. Ja puhkusel mul juhtus lugu. Ma jõudsin mõelda, et huvitav, isegi kui ma Haapsalus olen käinud igasu, alati on Võru inimesi väga palju, tuttavaid nägusid palju. Ja siis ma olen Pärnus olnud tükk aega ja mitte ühtegi tuttavat, ühtegi Võru inimest. Täitsa siuke, et okei, huvitav, et kas võrukad enam üldse ei liigu ringi või. Ja mitte, et see mulle oluline oleks, ma lihtsalt kuidagi mõtlesin endamisi. Ja siis olen seal rannas ja minu kõrval avastan, on tekkinud üks meesterahvas. Ma ei tea, kas ta asjad olid juba ennem seal, äkki me tulime hiljem, aga äkki siis vaatan, mingi meesterahvas istub seal juba põlut. Kuna ma austan inimeste privaatsust, ei jaga eraelulisi asju, siis ma lihtsalt ütlen, et tegemist oli Kremli karvasega ja fetišistiga. Ja mina, kui ma seda märkasin, ma hakkasin südamest naerma, niimoodi korraks naersin. Ja ma lihtsalt olin seal edasi, sest mõned lapsed valvata. Ja tema hakkas väga nihelema, ma ei tea, kas ta kogu aeg niimoodi niheleb, võib-olla ma kujutan endale ette, inimene ongi lihtsalt selline, ei oska kuidagi kuskil rannamad. Võttis oma õlle, jooksis, läks väga kiirel sammul prügikasti juurde. Jäi selle ruttu ära, tuli tagasi, siis tuli ta naine, veest lapsega, laps nüüd karjus. Ja ma ei tea, mis situatsioon seal täpselt oli. Korraks mõtlesin öelda tere, aga mõtlesin, et see ei ole minust kena pöörda, kui inimene on niimoodi puhkehetkel, kuigi see, kui palju ta võib-olla on minu pealt teeninud, selle palganumbri sees võiks olla see, et sa pead ka silma vaatama sellele, kelle kulul sa oled rikastunud. Mitte isegi rikkaks saanud, aga just kui raha saanud, aga rikkaks, nagu rikkaks, saavad ainult need, kes saavad aru, mis on väärtus, mis on väärt, mida mina inimesena olen väärt. Aga kui sa oled selline, siis sa mitte kunagi ei saa rikkaks, ükskõik kui palju raha sul on, ükskõik kui palju sulle makstakse sellest, et teiste inimesi püüda põrguks teha, et nad vait jääksid. Igatahes. Väga kurb laps nutis. Ja ometigi minus oli natuke selline, kuidas ma ütlen, kahjurõõm.
Te ei saa kae peal ühe lapsega hakkama. Mul on siin 4 hallata. Äkki teinekord, kui minu suunal mingeid nooli viskad, mõtled sellele, mis sa ise inimesena oled. Kui mul on seal, see laps oli tal mingi 2 või midagi taolist, kui mul on seal ja kui ma tuttavalt just kuulet issake, selline naljakas kokkusattumus oli, siis mida, tal naine, mis asja, kõik inimesed, kellele ma seda situatsiooni jagasin, nad arvasid eranditult kõik, et ta on gei. Aga see testosterooni värk ja kõik muu. Ja siis korraks oli küll siuke, et tegelikult see ei ole nagu kena minust niimoodi mõelda, et kuulge, halloo, et ei saa nagu 2 peale 1 lapsele hakkama. Ja selline nagu ego tuli minus esile, ma tundsin, et see ei olnud tegelikult üleni meeldiv tunne, see oli selline nagu ma ei oska seda sõnadesse tegelikult panna, ma ei hakka üritamagi. Aga kuidagi mingi terve ranna peale suur rand, täpselt selles ruudus me saame kokku. ja enda suhtes, ma olen uhke enda üle, et need asjad, mida minu suunal tehtud, on vilja kandnud täpselt nii palju, et lollid võivad uskuma jääda ja mõelda, et Kertu on see ja too. Kas see mind muudab inimesena? Kas ma sellepärast olen rohkem vait? Ma olen vaitnud ühel teemal, kui mulle öeldi, et inimese elu on ohus juba. Siis ma lõpetasin selle teema ära niipsust. Ma ise jäin teiste silmis, kes seda peavoolu asja ei uskuma, siis ta vaetaski. Kui mulle öeldakse, et asi kisub juba natuke suitsiidseks, siis ilmselgelt ma jään vait. Ja lähen edasi teadmisega, et need, kes saavad aru, saavad, need, kes tahavad uskuda, et Kertu on selline, uskuge, kas minu kvaliteet sellest muutub. Ja kust üldse minusse tuli see nii tugev nagu eneseteadus, et kas mina sellest muutun. Oli seoses sellise olukorraga, kus sa oled inimesega koos ja sa saad aru, et tähelepanu läheb hästi palju teistele. Nagu teised, mis tekitab hästi madalam kui vastiku tunde. Just teistega oleks tore ja mingit ma isegi selles suhtes ütlesin kaaslasele, et ma vist parema meelega oleks su sõbranna kui naine, sest naisena ma ei saa nagu kübetki sellest, mida saavad sõbrannad. Ja siis mingi hetk ma jõudsin sinna kohta, et aga kas minu kvaliteet sellest muutub, kui teine minu kvaliteeti, minu väärtust ei näe. Ei, ma olen ikka mina, lihtsalt temal on mingid teistsugused, ma ei tea, süsteemid, programmid. Ja siis saabuski siuke rahu. Hästi, siis on nii. Aga mina olen ikka mina. Nende tühistamiskampaaniate peale samamoodi, et te võite ükskõik mis silta mulle külge panna. Tõde võidab igal juhul. Mõnikord isegi nii, et me, kuidas ma ütlen, peavoolu meediast seda ei loe. Aga kes tahab aru saada, selleni see jõuab, kas või mingi liksmoel, kes on avatud sellele tõele, aga kes tahab olla 1000 on päästetud, vaatad teadusele otsa, tädi. Et kui sa oled valmis ja sa päriselt soovidki teada, mis on tõde, siis see tõde leiab sind. Isegi siis, kui sa ei käi just neid kanaleid pidi, kus tõde saab vabalt liikuda, see tõde leiab su. Aga kui sa põgened tõe eest, siis sa lihtsalt jooksed selle tõe eest ära. Ja las ta olla. Vaatan kiirelt üle, kas mul on midagi veel, mille peale ma pärast ei mõtleks. Kuna ma tollast oleks nüüd ka juba rääkida. Ja suures pildis ma soovitan teil suve nautida. Kuumalaine, muidu oli suve peale 1. Nüüd on kuni 4, sest kõik nii kuumeneb. Meil kliima kuumeneb üle. Teil on juba üle 100 aasta olnud patente tehnoloogiale, mis mõjutab ilmastikku, asi see kliima teil siis korda teha. Aga eks need ongi sellised skämmid, siis nüüd on need andmekeskused, datacenterid, mille eesmärk on teenindada ikkagi seda sama jälgimisühiskonna asja. Ja mul on ka oma ringkonnas inimesed läinud selle konksu otsa, et ja siis meil on kõik nii palju turvalisem ja töökohad ja jah. See asi tuleb lihtsalt nii valest kohast, et see ei saa midagi head tähendada. Ja nüüd, kui see datacenterite teema tuli, siis see kliimaasi justkui nagu vaibus natuke, sest need andmekeskused toodavad meeletult kuumust ja tarbivad vett ja kõik muud asjad, mis kliimale pidi nagu halb olema. Nüüd äkitselt on vaja. Nii et see kliimaskämm on tegelikult ammu kokku kukkunud, see on ammu ära tõestatud, aga jälle, kui sa jooksed tõe eest niimoodi, siis see tõde ei saagi sind kätte saada, aga kui su eesmärk ei olegi seda tõde omada,
selle tõega elada, sest tões on alati parem kui vales. Sest kui sa elad tões, siis saab esile tulla ka kõik see, mis sinust tahab esile tulla. Meis on olemas allikas, kust saab tulla lõpmatult informatsiooni. Lõpmatult, kas või meie enda kohta. See on nii, et kui sa võtad mingi kaardi kätte, stiilis, mis iganes, mingi ennustuskaardid, blablabla, jumalanna kaardid, sa loed sealt ja sa vau, jaa. Aga tegelikult, kui sa lähed endasse, see sama info saab sinus esile tulla. Kui sa oled sellesse puhtasse olekusse, kus ei ole see ego, mis ma olen see. Ja mina ka, kui ma ütlen, et minu väärtust see ei mõjuta, siis minu väärtus ei ole see, et vaadake, ma olen keegi. Vaid ma olen see uudishimulik Kertu, kes lihtsalt elab, kes hoiab endas elus seda last, lihtsalt selleks, et mul oleks lihtsam oma lapsi kasvatada, et neid mingites olukordades mõista, milles ma vahepeal põrun, sest ma ootan neilt liiga palju ratsionaalsust. Et endal lihtsam oleks, olgem ausad. Ja siis jälle tuletad endale meelde, ja mu ema tuletab mulle väga palju meelde, et nad on lapsed. Ja siis ma, nad on lapsed, sa aeg-ajalt jälle ütlen endale seda sama lauset, mis ema ütleb, nad on lapsed. Ja kui te olete selles enda tões, siis sinna me jõuamegi nii, kui tõde on meie taotlus, me soovimegi teada, kuidas asjad päriselt on ja siis see allikas on meile ka avatud, tuleb esile see info, mida me peame teadma ja ta tuleb siis, kui on õige aeg. Vahepeal mina oma kärsitu loomuga, kuidas see asi laheneb, mis nüüd saab? Ja siis samal ajal mõtled, et kui see vastus praegu tuleks, ma ei usuks seda, mingid asjad, mis on siin viimastel aastatel toimunud, kui keegi oleks mulle aastaid tagasi öelnud, Kertu, nii juhtub. Ma oleks arvanud, et lollakas on, mõtleb asju välja, kujutab endale ette, aga siis oled selles olukorras ja saad aru, et seda ei oleks mitte keegi suudnud mulle veemalt öelda, et asjad lähevad nii. Ja siis tuleb lihtsalt usaldada. Ükskõik, mis kohas me omadega oleme, tänases Eestis, maailmas me oleme kohas, kus meil tuleb saavutada ühendus oma väega, saavutada ühendus oma sellise hingelise poolega, sest hingelisel tasandil see kõik siin on lihtsalt mööduv. Miskid mööduvad, aga meil on vastutus selle aja ja koha eest, kus me oleme. Me ei ole juhuslikult siin eestlastena. Meie ülesanne ongi seista selle maast kaitsta seda. Mina näiteks olen pidanud oma hoovi kaitsma. Ühesõnaga, mul on hoov selline džungel. Ja on inimesi, keda see väga häirib. Et nii ikka ei saa. See on bardak. Ja mina vaatan seda bardakki. Seal on rohutirtsud, mesilased, liblikad. Ja mulle meeldib see bardak. Ja kui keegi arvab, et see on pilt millestki hooletust, robustsest, siis mina mõtlen, ma ei tea, see on nagu sinu pilt. Ja kui mesilane näeb maailma ühel moel, nahkir teisel moel, mina sel moel ja need, kellele see lopsakus ei meeldi mingil moel, no mis seal ikka? Minu hoov, mina vastutan. Mis teised mõtlevad? Siis mõtlesin, kes mind teavad, mis neil mõelda, et ma ei käigi seda malli mööda, et kuidagi teistel on ju golfimuru, Kertu, mis sul siin toimub? Mulle lihtsalt nii meeldib see loodus. Ja mingid väiksed asjad, ma räägin. Ma üksiku naisterahvana elus ei ole nagu mingit armastust nagu sellisel kujul. Aga ma nägin, kuidas mööda munakive oli vesi läinud, valgunud nii, et sinna mingid need, kuidas ma ütlen, ojakesest jäänud need sängid lihtsalt tunned armastust. Ja see ongi selline nagu looduse ühendus, mis aitab meid mis taast olukordadest läbi, sest sa näed, sa usaldad. On õied, on õunad, on õied, on maasikad. Ja ma arvan, et see on see, mis aitaks inimesi kas sellel hullul ajal. Et me vajame loodust. Mul hiljaaegu just mingi Facebooki vana postituse viskas ette, kus ma Raba järves ujusin ja kus ma ütlesingi, et kui on väga raske, siis ma olen loodusesse ja siis saab tulla info esile, mida ma selles mingi betoonkeskkonnas ei aduks. Ja sellest mulle meeldib, et ma olen selline maalähedane kodu, vanaaegne ja mu hoov on paras bardak. Ja eile oli jälle nii huvitav olukord, ma olen siin saadetes ka rääkinud, kuidas minu jaoks loomalapsed on nagu päris lapsed, sest ma näen neis alati oma lapsi. Ja eile meil oli olukord, kus mul oli kodu vaja ruttu ära koristada, sest lihtsalt mul oli siuke ajaaken, kus ma sain ilma Georgita koristada, ta kordab tolmuime, et ta kogu aeg tahab küljes olla, toas tahab küljes olla. Kui ta õue saab, siis ta tahab väravast välja ja linna peale jalutama minna, kas või üksinda, nii et ma olen siin igast trikke teinud, et ta sealt väravast välja ei pääseks ja kogu aeg peab teda valvama.
kõigepealt ta õppis jälle, kuidas lahti kangutada, et sa lihtsalt tõmbad, kuni annab järgi. Siis ma panin sinna ühe kummiketi tugeva. Siis ta kangutab, kuni see kumm on nii suur, et ta lihtsalt libiseb sealt läbi. Ja eile õhtul Loola leidis siilibeebi tänavas. Nii beebi ta enam polnud, tutertus ringi, kõnnis, siis jälle kukkus ümber. Ja siis ma läksin vaatama seda siili, mõtlesin, mis me teeme, kuidas ta ära päästa, nii et ei päästa liialt, sest sekkuda ju ei tohi tegelikult. Ja siis guugeldasin, et 1-2 tundi tuleks jälgida, et kas ta leiab kodutee üles. Ja siis ma vaatasin seda siilikest ja mõtlesin, appikene, täiesti Georg. Ainult saaks ringi kõndida, tema läheb, tema on nii tähtis, tema teab kõik. Ja ma lihtsalt vaatasingi siil ja mul oli täitsa siuke tunne, et ta vaadates, et ta nimi on Georg. Ta ei saa keegi teine olla täpselt Georg välja. Ja lõpuks ta läks ühest aiast sisse, tüdrukud tükk aega veel jälgisid, ja kuna sealt samast aiast on iga suvi mulle hoovi siil käinud, siis ma arvan, et see on tema mingi sugulane, mida kui mitte laps, siis lapselaps. Ja niimoodi pikale läksin oma jutuga. Loodus. Usaldage seda, mis mõtted tulevad teile pähe looduses, kus me oleme lähemal oma puhtale kujule, lähemal oma sellisele loomulikule allikale, kus meil tulevad puhtad, siirad mõtted, mitte mingi, ma ei tea, kommerts, võistlemine, veni-vidi-vitsi. Ja nautige seda, sest meie loodus on üks väga-väga suur rikkus. Ja ma arvan, et kuna loodusel on nii tugev mõju meie vaimule, siis sellepärast ongi loodus nii suurelt sihikul, et kahjustada meie sellist laadimisjaama. Et me ei tahaks loodusesse enam minna, et meil ei oleks aegagi sinna minna, lihtsalt põhitööd teha, jõua seda, jõua toda. Trenni peab tegema, kõik käivad, meil on 24/7 avatud jõusaal, mine sinna vehi seal, mina mõtlen, et kui sa lähed sinna lindi peale, sama hästi võiks ju maastikul kõndida. Aga metsas on ohtlik. Seal võivad olla loomad ja oi. Aga hästi. Aitäh teile kuulamast. Nautige suve, nautige loodust. Ja kui ma teen näohooldusi, siis lõpus ma teen sellise asja, kus ma panen inimesel lihtsalt käed kõrvadele, et nad kuuleks, mis enda sees toimub. Ja see on selles mõttes natuke nagu tobe, et mis ikka mingi mühin seal käib, aga see on kõik see, mis meis toimub raku tasandil. Ja kui te ise ka viskate pikali, olete lõdvestunud, lihtsalt kuulake, kuidas mahlad ja kõik voolab, elu käib, kuidas meis on elu ja see on väärtuslik. Ja selleks, et see elu saaks kesta, et me saaks võimalikult kaua elada tervena, on oluline, et me tuleks välja sellest mõnusa toidu lõksust, et see maitseb nii hästi, ma ei suuda vastu panna. Ja pärast siis maksame seda lõivu. Ega isegi vahepeal komistan. Pärast tunnen, et see ei olnud üldse seda hetke tunnet väärt. Et aga oleks see stabiilne tunne enese sees. See on oluline. Ja see on töö sinna punkti jõuda. Sest me oleme, ma tunnen, et väga kaua elanud selles läänelik ja kõik on kätte saadav ja kõik on nii palju. Ja see ei ole meie huvides. Aitäh teile!